Tere! Mina olen Kellu ja tere tulemast minuga maitsma sellist põnevat, toredat, vahva väljanägemisega saida värvi kakao kohupiima. Siukene tore, minu meelest tore kohupiim. Aga selles videos on siis lugu selline, et kõigepealt maitsin seda kohupiima ja siis on mul minu enda mõeldud viiepunktiline hindamissüsteem 10 palli skaalas. Ehk siis selleks, et aru saada, mis tootega on tegemist ja mida sellest siis arvata. Kokkuvõte sellest võiks siis olla selline, et ta on niisugune paks, tummine. Aga üldse mitte selles mõttes halb, ta on pehme, aga mitte väga õhuline ja selline kreemes, pigem selline maakohupiima lähedane, selline õrn, mõnus kakao maitse, mis ma arvan teeb sellest sellise populaarse kohupiima, kuna seda toetab ka seda mõtet toetab ka see, et poodides neid tavaliselt kunagi ei ole. Selle hind on üsna normaalne. 10 sendi kaupa teiste kohupiimadega võrreldes suhteliselt, aga väga hea hind. Siin on natukese palju küllastunud rasvapaid, selle võib olla ettevaatlik. On võrreldes muude kohupiimadega võib-olla ka natukene rohkem rasva ja valku normaalselt. Ei ole maitselõhna säilitusainedega tükseid totakaid muid, mida me ei peaks endale sisse sööma, nii et selles mõttes naturaalne ja mõnus. Mina väga soovitan ja minule see väga maitses. Mina tegin sellest videos kui niisuguse hindamise, kohupiima hindamise, tema sai hindeks 7,8. Tubli, vahva väike kohupiim. Aga sellest kõigest arutelust siis järgmisena. Aga mis seal ikka, pikka juttu ei ole vaja. Teeme lahti. Ja sellest skoorist saad sa lugeda rohkem kui minu videokanali About osas. No, ei saagi maitsta. No mis see on, kuva tuleb? Tuleb. Huppa. Selline nummi. Vaataka kuivu. Ta on nagu selline boks, tuleb kohe välja ja niisugune nagu jäätist lastakse kohe lopst ja on teda siia lastud. Maitsime muuseas niisuguse värske talukohupiima ja kakaolõhn tuleb mulle ninna. Lämm. Hoppa, okei. Siukene mahe kakao, seda ei ole siin palju. Tummine rammus kohupiim, selline tahke. Ta ei ole tükki, seda ei ole väga siukene ülipehme kreemes ka, just täpselt sinna vahepeale väga maitseb. Mul tunne, et ma võiks seda nagu niimoodi võib-olla tühjaks ka süüa. Siin on isegi näha natukene väiksed segamisjäljed on ja siukene valged koduse kohupiim on niisugused nagu tükikesed, aga need ei sega üldse söömist. Just nad on pehmed. Nüüd vaatame, mis siin sees on. Hops, jah, kuuleb touchscreen. Niimoodi. No, tootekirjeldust ei ole vaja, see on siuke ilustus. Nii. Täispiim, ehk siis siuke 3,5 kuni 4,2% piim on seal sees. Juuretislau, suhkrut on pandud ja siis kakao. Nõnda. Ja siis vaatame siia. Vaatame. No, ta on suht rammus. Rasvasid 10 grammi, 100 grammi kohta. Küllastanud rasvaprit tundub siin suht palju olema ja suhkruid ka. No, valk on ka natukene mõnus. Ma arvaks sellest siis esialgu niimoodi, et
et kui sa oma dieeti vajaksid näiteks rasvasid juurde või tahaksid natukene valku, siis seda võiks sobida, eriti ta võiks sobida siis, kui sa oled hästi palju teinud tugevat trenni ja sul on vaja natukene taastada. Ja ma ei näinud siin maitselõhna ja säilitusaineid ja igasugused muid jama, mul on väga hea meel. Nii, ta hind ei ole väga kallis, kohe vaatame. Noh, siin on 79 ja niimoodi need hinnad 200 grammi kohta. Niisugune tore. Aga siis hindamise juurde, et tootekategooria esimene on siis tervise kategooria kogu piimade hulgas. Näiteks, no võtame siit siukse lihtsa kohupiima mis on terel. Niimoodi. Ja siin sees ei ole ka midagi, on kohupiim pluss pool. Niisugune lihtne. Ja siin muidugi on vähem kaloreid, rasva on vähem, külastunud rasvhappeid on vähem ja see on väga hea. Siis suhkrut on samuti vähem, valke on täiega palju. Nii et see on siis ilmselt nendele inimestele, kes tahavad täiega valku süüa. Ja see on siis nendele inimestele, kellel oleks dieeti rohkem rasva juurde vaja. Ma ütlesin väga hea. Nii, niisugune. Et mida siis arvata, et noh, tervise mõttes siin on küllastunud rasvhappeid palju. Aeg-ajalt peab neid toidus olema, aga mitte väga palju. Parem 6. Tervislikkus üldiselt, noh, kui me nii vaatame, siis no ta on nagu mingi ülirasvane, kui sa sööd mõne mingi rasvase koogi ära ülise asja, siis ta on nagu hullem. No paneme tervisele 7. Paneme siia nagu, siia ka siin, no ma ei tea, tervisele esimesele paneme 7. Siis paneme siia üldises mõttes, no ta ei ole kuulnud, paneme 7. Siis hind on tal väga hea, ja kui me juba vaadata jõudsime, paneme siia 8. Ja maitse osas, maitse on mõnna, see on natuke minu enda eelistus ka, on ju. Maitse on hästi lihtne ja õrnalt kakaone, mulle hästi meeldib see tummine kohupiim siin. Ja ma arvan, et ta on nagu nii universaalne, et ta võiks sobida paljudele. Paneme maitse. Ja ta sobiks ka mingite materjalide, toidumaterjalide sisse. Paneme maitse 9. Et üldine väärtus, kui ma hakkan kohupiimu ostma, siis see pakend oli täis. Ja noh, algusest lõpuni siin on veel isegi näha seda, kui täis ta oli. Siis ta on taas suletav. Mulle meeldib see, et kui sa tahad seda korraga ära süüa, eriti kui ta on siuke rammus on. Saad seda külmkapis hoida. Ja ta absoluutselt minu meelest vastab maitsevajadustele. Mida sa kohupiimast otsid. Kui sa otsid kohupiimakreemi, see on hoopis teine asi, see on kohupiim, eks ju. Nii et siukene ja kuskil mingi nädalakene ta säilib. On ju, ilusasti. Ja mis ma veel vaatasin poes, seda ei ole kunagi saada ei seda väikest ega suurt pooleliitrist topsi. Paneme väärtuseks, paneme 8. Nii. Ja nüüd tuleb arvutamised hetk. 7,8. Selline vahva kohupiim siis täna. Aga uued toredad maitsed varsti jälle, nii et kohtume. Tšau!